Tere! Täna me räägime sellest, kuidas inimesel tekkisid nähtamatud sõbrad ja kõik teised loomad olid selle peale umbes, et inimene, sa oled veits ära keeranud. Ära kujuta asju ette. Aga selle asemel, et hullumajja minna, siis tänu nendele kujutletavatele sõpradele sai inimene hoopis maailma valitsejaks. Ehk siis me räägime, kuidas inimene õppis kõnelema ja mõtlema ning ühtlasi räägime sellest, kuidas said alguse sellised tähtsad asjad nagu usund ja kunst. Eelmises videos oli meil juttu sellest, kuidas ahvilaadsest esivanemast kujunes miljonite aastate jooksul ja tasapisi nüüdis inimene ehk homo sapiens. Ta kujunes välja umbes 200 000 aastat tagasi. Ja talle oli iseloomulik, et ta kõndis kahel jalal, oskas valmistada ja kasutada tööriistu, oskas tuld kasutada ning tegeles küttimisega. Aga üks oluline asi, mis seda 200 000 aasta tagust inimest meist eristas, oli veel puudu. Ja see oli keel. Ei, ma ei mõtle seda, et neil ei oleks suus keelt olnud. Neil oli tõenäoliselt ka siuke ilus punane keel suus nagu meil kõigil, vaid et neil ei olnud sellist keerulist suhtlemissüsteemi nagu meil. Ja inimese eellased suhtlesid ka kindlasti omavahel mingite häälitsuste või liigutuste abil. Tegid mingi või aga see polnud veel päris keel. Arvatakse, et millalgi vahemikus 150 000 kuni 50 000 aastat tagasi kujunes välja keel sellisena, nagu meie seda kasutame. Ja mille poolest see inimkeel eriline on? Nimelt, meie keel on palju paindlikum kui ühegi teise loomaliigi keel. Meie keel ei koosne ainult häälitsustest, vaid ka sõnadest ja lausetest. Ja me saame nendest häälitsustest panna kokku lõpmatu arvu sõnu ning sõnadest kokku panna lõpmatu arvu erinevaid lauseid ja selle tõttu me saame rääkida palju rohkematest asjadest. No näiteks koer võib osata haukumisega hoiatada, et põõsas hiilib hunt, aga ta ei oska selle sama haukumisega edasi anda infot, et ta on viimasel 3 ööl kuulnud hunte ulgumas laagrist põhja pool ning ta on vaadanud välja uue koha teisel pool jõge, kuhu saaks kolida, et hundid ei saaks meid rünnata. Koerte keel lihtsalt ei võimalda nii keerulistest asjadest rääkida. Nad on inimeste keele peale nagu, et mis mõttes, kuidas te suudate seda? Ja kuidas see keeruline keel meid täpselt aitas? Vaadake, inimene ei ole ju füüsiliselt väga suur ja võimas loom. Näiteks lõvi suudab inimese kerge vaevaga ära tappa ja ära süüa. Me oleme tegelikult suht hädapätakad, kui nii võtta. Aga sellegi poolest on inimene nii-öelda maailma või looduse valitseja. Me tegelikult teeme teiste loomaliikidega põhimõtteliselt seda, mis me tahame. See ei ole alati ilus, mida me teeme ja me võiksime loomadega paremini käituda. Aga selge on see, et me suudame nendega teha, mis me tahame. Ja me saime looduse valitsejaks suuresti just tänu keelele. Ja seda seepärast, et keel võimaldas meil paremini koostööd teha. Üksik inimene ongi abitu, aga palju inimesi koos tegutsemas on tohutult võimas jõud. Ja milles see koostöö täpsemalt seises? Esiteks, keel võimaldas meil teha täpseid plaane, näiteks jahipidamisel. Ja niimoodi oli võimalik küttida endast palju suuremaid ja tugevamaid loome. Ma ei tea, näiteks elevanti või karu või lõvi või jääajal mammutit, eks ole, keda iganes. Inimesed lihtsalt leppisid kokku, et sina lähed sealt, mina lähen sealt ja kui ma lepitan käega, siis loeme 3 ja viskame korraga oma odad tema pihta. Ja siis loom oli nagu, et teiseks, keel võimaldas meil oskusi edasi anda ja õpetada. Kindlasti on võimalik näiteks vibu ja noolte valmistamist õppida ka nii, et sa lihtsalt vaatad väga teraselt kõrvalt ja üritad kõike järgi teha. Aga veelgi parem on, kui sinna juurde on võimalik sõnadega seletada, et näe, tee nii, mitte nii ja kasuta seda materjali, sest see paneb vibu paremini painduma. Ja nii edasi. Niimoodi muutusid inimeste tööriistad ja tehnoloogia aja jooksul üha paremaks, sest me saime kogu aeg üksteiselt õppida. Ja kolmandaks, keel võimaldas ka võõrastel inimestel üksteisega paremini koostööd teha, näiteks kaubelda. Mitte ainult oma sugulaste ja sõpradega plaane teha või neile oskusi edasi õpetada, vaid ka täiesti võõraste inimestega suhelda. Näiteks kaubelda võõralt maalt pärit inimestega, keda sa pole mitte kunagi varem näinud. Sa võid ju mõelda, et mis see siis ära ei ole. See ei ole tegelikult üldse nii lihtne. Selleks, et võõraste inimeste kaubelda, on vaja neid usaldada ja on vaja mingeid reegleid ja kokkuleppeid, mida kõik järgivad. Ja see on jällegi asi, mida me suudame tänu keelele. Me saame omavahel läbi rääkida ja kokku leppida. Teised loomaliigid ei ole võimelised mitte midagi kokku leppima. Neil võivad olla ka reeglid. Näiteks, et töömesilased peavad mett korjama. Aga need ei ole mitte kokku lepitud, vaid loodus on geenidega määranud niimoodi, nad ei saa ise sinna mitte midagi parata. Aga inimesed on võimelised neid reegleid ise välja mõtlema ja nendes kokku leppima.
Näiteks, et kui fooris on punane tuli, siis kõik teavad, et me ei tohi praegu teed ületada, et teised saaksid sealt üle minna. Ja vähemalt teoreetiliselt kõik inimesed järgivad seda, eks ole. Aga kokkulepete ja keelega on seotud veel üks inimesele ainuomane ja väga tähtis võime. Oskus asju ette kujutada ehk kujutlusvõime. Näiteks kokkuleppeid ei ole ju reaalselt kusagil olemas. Need ei ole käega katsutavad. Need on olemas ainult meie kujutlusvõimes. Et ma tean, et teised inimesed tõenäoliselt järgivad neid kokkuleppeid, sest me leppisime nii kokku. Teised elusolendid ei suuda asju ette kujutada. Nad teavad ainult neid asju, mida nad näevad, kuulevad või haistavad. Ma toon siia ühe näite ka. Meie inimesed võime vabalt rääkida muinasjuttu sellest, kuidas üks kass paneb saapad jalga, läheb kuninga juurde talle jahisaaki pakkuma ja saadab tervitused oma peremehelt. Ja kuningas ei näe selles mitte midagi ebanormaalset, et tema ees on rääkiv kass, kellel on saapad jalas. Loomad oleks selle peale küll nagu, et inimene, kas sa oled jälle purjus või mis asja? Aga meie teame, et see on lihtsalt muinasjutt, see ongi väljamõeldis. Ja kujutlusvõime oli üks erakordselt kasulik oskus inimese jaoks, sest see tähendas, et oli võimalik ka ette mõelda. Näiteks oletame, et sa oled matkal ja sa oled allika ääres, kus on väga palju vett. Aga terve järgmise päeva pead sa liikuma läbi kõrbe, kus pole üldse vett. Kui sul ei ole kujutlusvõimet, siis sa jood allikal endal janu täis ja siis lähed rõõmsalt kõrbe ja siis avastad ühtäkki, et oh ei, siin pole ju vett. Appi, ma suren janusse. Aga kui sul on kujutlusvõime, siis sa oskad juba allika juures ette mõelda, et okei, kõrbes ei ole vett ja see tähendab, et mul võib tekkida mingi hetk janu. Ja siis sa saad selleks valmistuda ning varuda endale sealt vett kaasa. Ehk siis me tegime koostööd ja mõtlesime ette ja niimoodi oli võimalik ükskõik kui suuri loomi küttida. Ja samas tänu kujutlusvõimele suutsime me leiutada uusi asju ja mõelda näiteks välja, kuidas loomad ei saaks meid rünnata või kuidas loomi kontrollida. Ja seega tänu sellele, et millalgi umbes 100 000 aastat tagasi tekkis keel, mis oli seotud omakorda mõtlemise ja kujutlusvõimega, saigi inimesest kõige võimsam ja ohtlikum loomaliik maa peal. Ja nagu me järgmises videos näeme, siis me muutusime tõesti teistele loomaliikidele sõna otseses mõttes ohtlikuks. Aga kujutlusvõimega koos sündisid veel 2 suurt asja, mis on inimesele omased. Esiteks religioon ehk usund ning teiseks kunst. Räägime esiteks usundist. Usund ehk religioon tähendab niimoodi lihtsalt ja üldiselt öeldes inimeste ettekujutust sellest, et on olemas mingid üleloomulikud olendid, kellest inimeste käekäik sõltub. Ja et elu ei lõppe surmaga, vaid kestab edasi teispoolsuses. Teised loomaliigid ei kujuta endale ette, et kusagil on mingi jumal või mingid haldjad või et on olemas elu pärast surma. Ka varasemad inimese eellased, näiteks australopiteegid ei kujutanud selliseid asju ette, sest neil polnud keelt ega kujutlusvõimet. Ja see väljendus näiteks selles, et kui australopiteeg suri, siis ta jäi lihtsalt kuhugi maha vedelema. Tema sugulased ja sõbrad ei matnud teda isegi maha, sest sellel polnud mingit mõtet. Aga kui inimestel tekkis kujutlusvõime, siis nad hakkasid ette kujutama, et pärast surma on veel mingi elu. Ja selleks, et inimene sinna teele saata, siis maeti ta ilusti maha. Ja võib-olla anti talle kaasa isegi mingid esemed, mille kohta usuti, et need lähevad temaga teispoolsusesse kaasa. Ja kõige vanemad matused, mille jälgi arheoloogid on leidnud, pärinevadki ajast umbes 100 000 aastat tagasi. See tähendab, et umbes sel ajal oli neil tekkinud juba kujutlusvõime ning nad hakkasid oma kaaslasi matma. Ilmselt siis sellepärast, et kujutasid ette, et nende elu jätkub teispoolsuses. Tänapäeval suurem osa inimesi seda muidugi enam ei usu, aga matmine on meil säilinud lihtsalt sellise kena kombe. Aga nüüd tõenäoliselt umbes samal ajal hakkasid inimesed otsima ka seletusi sellele, kuidas maailm nende ümber toimib. Tänapäeval on meil selleks teadus, mis aitab seletada, miks tekib näiteks äike või miks tuleb külma ilmaga meie suust auru või kuidas päike on tekkinud. Aga tol ajal ei olnud inimestel midagi teaduse sarnast. Aga samas neil kindlasti tekkisid need samad küsimused ja see tähendas, et nad pidid ise midagi välja mõtlema. Ja neid seletusi me nimetame tänapäeval samuti usundiks või religiooniks, sest enamasti kujutasid inimesed ette, et sellised nähtused on seotud mingite jumalate või vaimudega. Näiteks arvatakse, et varaste inimeste usundiks oli animism. Seda sõna te muidugi teadma ei pea, aga see tähendab sellist usundit, kus kõigil asjadel ja nähtustel maailmas arvatakse olevat hing. Et inimene, loom, kivi, puu, mägi, päike, meri, taevas, kõik on tegelikult elusad, et neil kõigil on hing. Ja inimesed uskusid, et kõik need hingega olendid võivad teha nii head kui halba, nende kõigiga on võimalik suhelda kui võrdne võrdsega. See tähendas, et näiteks kui meri oli tormine, siis arvati, et meri on vihane. Ja kui sa tahad, et ta maha rahuneks,
siis sa pead andma talle midagi head ehk ohverdama. Ja tihtilugu see tähendas näiteks seda, et siis mingisugune loom tapeti ära ja ohverdati ehk anti sellele jumalale. Ja need varased inimesed seletasid igasuguseid asju sellega, et kõigel on hing. Näiteks kui inimene jäi haigeks, siis järelikult on tema kehasse tunginud mingi kuri vaim. Või siis usuti, et kui sa magad ja näed und, siis see tähendab, et su hing rändab ringi. Läheb niimoodi suu kaudu välja ja siis kui sa üles ärkad, siis ta tuleb tagasi ja niimoodi. Tõenäoliselt uskusid tolleaegsed inimesed ka sellesse, et mõnel inimesel on erilisemad võimed kui teistel. Et nad suudavad kontrollida või mõjutada teisi olendeid. Umbes nagu mingid superkangelased või võlurid. Mitte päris, aga nii. Näiteks kui keegi oli haigeks jäänud, siis see inimene võis kurja vaimu temast minema ajada. Või jällegi, kui keegi oli tema vaenlane, siis võis ta talle kurjad vaimud kallale saata. Ja selleks, et vaimude või hingedega suhelda, siis viisid nad end tihtilugu laulmise ja tantsimisega transsi. Ehk siis põhimõtteliselt nad lihtsalt tantsisid ja laulsid ja siis tagusid trummi nii kaua, kuni nad kukkusid teadvusetult maha ja siis nad hakkasid midagi sonima ja siis pärast ärkasid üles ja ütlesid, et okei, ma käisin ära, ma rääkisin nüüd selle kurja vaimuga, et ta ei tüütaks sind enam ja et siis ta oli nagu, et no okei, et siis nüüd peaks korras olema. Me ei tea, kuidas selliseid inimesi tollal nimetati, aga tänapäeval nimetatakse neid šamaanideks või nõidadeks. Ja tihti korraldasid need muistsed inimesed ka rituaale. Rituaal on siis selline tegevus või tseremoonia, mida tehakse selleks, et saada üleloomulikelt olenditelt, vaimudelt või jumalatelt midagi head. Näiteks, et saada õnne jahiretke jaoks või saada vihma, kui on olnud pikk põuaperiood. Ja tavaliselt rituaali käigus tehakse midagi, mida meie peame imelikuks või mõttetuks. Et tantsitakse või lauldakse või lüüakse trummi või kantakse mingeid kostüüme. Meie teame ju, et sa võid lüüa ükskõik kui palju trummi, aga see ei mõjuta mitte kuidagi seda, kas vihma sajab või mitte. Mitte kuidagi. Aga nemad uskusid, et mõjutab ja siis tantsisid või tagusid trummi nii kaua, kuni vihma hakkas sadama. Veel üks asi, mida varased inimesed tõenäoliselt uskusid, oli see, et nende esivanemaks oli mõni loom. Ja siis nad austasid seda looma. Näiteks uskusid, et nende suguvõsa esiisa on karu ja siis seepärast karud olid pühad, et neid ei tohtinud tappa. Selline oli siis muistsete inimeste usund. Meile võib see tunduda totter, aga inimesed uskusid selliseid asju ja jutustasid üksteisele neist asjadest lugusid ehk müüte. Ja neid jutustati, sest need andsid vähemalt mingi seletuse maailmale, et miks tundub nagu päike liiguks või miks puud kasvavad või mis see on, mida ma unes näen. Ja sellised uskumused on veel tänapäevalgi mõnede nii-öelda loodusrahvaste juures, kes on säilitanud oma põlise eluviisi. Teine asi, mis sündis tänu kujutusvõime tekkele ja mis teeb meist inimesed ehk eristab meid teistest loomadest, oli kunst. Jällegi, teised loomad ei joonista pilte, nad ei tee kujukesi, ehk siis nad ei kujuta asju, mida nad näevad, rääkimata sellest, et nad ei kujuta ka väljamõeldud asju. Aga inimesed on võimelised joonistama pilte ja mitte lihtsalt pilte, vaid ka näiteks pilte koletistest, keda pole päriselt olemas, kelle nad on lihtsalt välja mõeldud. Ja vanimad kindlad tõendid inimeste loodud kunstist pärinevad 40 000 aasta tagusest ajast. Kuigi tõenäoliselt tegid inimesed kunsti juba varem, teadlastel pole lihtsalt veel õnnestunud varasemaid jälgi leida. Igatahes sellest ajast on tänaseni säilinud hämmastavalt kaunid joonistused, mis on tehtud koobaste seintele ja kaljudele. Samuti on sellest ajast leitud savist ja luust kujukesi ja lisaks on ka esimesed jäljed muusikast ehk on leitud vilepillide jäänuseid. Kõige uhkemad on muidugi need koopamaalingud. Seal on kujutatud erinevaid asju, näiteks inimese käejälgi või erinevaid suuri ja võimsaid loomi, kes tol ajal elasid, mammuteid, karvaseid ninasarvikuid, koopakarusid, koopalõvisid, metsikuid hobuseid, piisoneid ja nii edasi. Ja siis on veel selliseid kriipsujuku moodi inimesi kujutatud ja siis veel ka selliseid imelikke olendeid, kes on nagu pooleldi inimene, pooleldi loom. Miks nad neid joonistusi tegid, me päris kindlalt ei tea. Aga kuna peamiselt kujutatakse loomi, siis see näitab, et loomadel oli väga tähtis roll nende elus. Loomadelt said nad liha toiduks, aga ka nahku riieteks ja nii edasi. Ja nüüd üks teooria, mis teadlastel on see, et need maalingud on teinud šamaanid ehk nõiad mingite rituaalide käigus või mingite rituaalide jaoks. Et võib-olla nad on kujutanud seal seda, mida nad transis olles nägid. Et see on nagu see vaimude või hingede maailm. Ja siis on veel need savist ja luust kujukesed. Nende hulgas on ka igasugu loomi ja linde, aga kõige tuntumad on muidugi kujukesed paksudest alasti naistest, mida nimetatakse veenusteks. Miks selliseid kujukesi tehti, jällegi ei teata,
aga oi, kuidas inimestele meeldib nende üle arutleda, et mis need ikkagi olid. Ja siis on arvatud, et sel ajal peetigi sellist väljanägemist ilusaks. Et kuna toitu ei olnud väga palju, siis see inimene, kellel oli võimalik ennast niimoodi paksuks süüa, see oli haruldane ja tähtis inimene. Et tema ei pidanud võib-olla ise toitu hankima, vaid talle toodi toitu. Ja see oleks siis enam-vähem täpselt risti vastupidi tänapäeval, eks ole. No ega me muidugi ei tea, kas see niimoodi oli. Ja no siis on veel välja pakutud, et no äkki need inimesed arvasid, et kui nad sellise kuju valmistavad, siis nad saavad rohkem toitu või rohkem lapsi. Ühesõnaga, selle üle on huvitav mõtiskleda, et miks nad seda kõike tegid, aga väga raske on tegelikult midagi kindlat öelda. Aga nüüd me olemegi selle teemaga lõpule jõudnud ja jääb üle vaid teha väike kokkuvõte. Esiteks, umbes 150 000 kuni 50 000 aastat tagasi kujunes välja inimkeel. See on eriline selle poolest, et see on väga paindlik ning võimaldab meil rääkida lõpmata paljudest asjadest. Teiseks, keel andis inimestele teiste loomade eest tohutu eelise. See võimaldas keerulisemat infot edasi anda, näiteks teha plaane, õpetada üksteisele oskusi ning omavahel koostööd teha, näiteks leppida kokku reeglites. Samas arenes keelega koos ka inimese üldine mõtlemis- ja kujutlusvõime. Inimesed suutsid nüüd asju paremini ette näha ning ka uusi asju leiutada. Kolmandaks, kujutlusvõimega kaasnesid ka usundi ja kunsti teke. Ilmselt uskusid varased inimesed, et igal olendil, asjal ja nähtusel on hing ning et elu jätkub peale surma. Nad hakkasid ka oma surnuid matma. Neljandaks, tänu kujutlusvõimele hakkasid inimesed ka asju kujutama ehk sündis kunst. Varaste inimeste kunstist on kõige tuntumad koopamaalingud ning savist ja luust kujukesed. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!